Tere hommikust kõigile! Kell ongi juba 10 saanud ja me saamegi teha algust meie selle aasta viimase kohvihommikuga ning täna saame siis kuulda, kuidas läheb Eesti pärandniitudel. Meile räägib seekord Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm, kes juhib meie tippkeskuses ka maastike elurikkuse töörühma. Aveliina tegeleb Eestis pärandniitude seisundi hindamisega ning on aidanud kavandada ka pärandniitude hooldustöid. Ning lisaks on ta suunanud tähelepanu sellele, millist mõju avaldab pärandniitude kadumine Eesti looduse mitmekesisusele. Muuseas, ka meie tippkeskuse püsivatest uurimisaladest umbes neljandik on pärandniidud. Tänase ettekande korraldusliku poole pealt saan öelda nii palju, et ettekande järel on ilusti aega küsimusteks ja aruteluks ning ettekande lõpus me kuulutame välja ka järgmise kohvihommiku teema ja aja. Ning ettekannet me ka salvestame ning hiljem saab seda siis kuulata ka järgi meie YouTube'i kanalilt. Ja küsimuste ja arutelu osa me eraldi ei salvesta. Aga minu poolt ongi siinkohal kõik ja soovin kõigile head kuulamist ja Aveliina, ma annangi siis sõnajärje üle sulle. Aitäh! Suur tänu Katariinale sissejuhatamast ja ma otsustasin sellise hästi üldise jutuga tulla täna lagedale, et rääkida sissejuhatuseks pärandniitude erinevatest sellistest, ütleme, teemadest, millega me oleme tegelenud ja mida hetkel nagu ma oluliseks pean, aga meil siin on nõnda palju nüansse ja uurimusi niitudest läbi aegade tehtud, et tegelikult võib-olla sellist siin meie doktorandid, kes värskelt nendega tegelevad, Elisabeth Prangel, kes just lõpetas doktorantuuri, Elvi Liiv, kes on parasjagu tegemas doktorantuuri, Liis Kasari, kes on noor teadur, tegeleb pärandniitudega, Rufus Trepp, neil on kõigil väga palju rääkida nendest valdkondadest, millega nemad täpselt tegelevad, et ma loodan, et siin tulevikus teeme veel selliseid detailidesse minevaid ettekandeid ka. Aga praegu hästi selliselt ülevaatlikult ja nendele samade viidatud inimeste töödele ka osaliselt tuginedes siis pisut pärandniitudest. Ja et alustuseks kõik need teada-tuntud faktid, et mis on pärandniidud, heal lapsel mitu nime pärandniidud, poollooduslikud kooslused, pärandkooslused on üks osa Eesti looduse mitmekesisusest, Eesti ökosüsteemide mitmekesisusest ja neid iseloomustab siis eelkõige see, et nad on loodusliku elustikuga niidu ökosüsteemid ehk siis sellised valgusrohked või pool avatud ökosüsteemid, mille püsimisel on täna võtmeteguriks see, et neid iga-aastaselt karjatatakse või niidetakse, ehk siis selline mõõdukas inimmõju, kuid sellega see inimmõju ka piirdub, et teadaoleval ajal ei peaks olema siis selliseid põliseid pärandniiduna defineeritud alasid olema väetatud, küntud, heinaseemed külvatud, ehk siis taimestiku ja elustiku kujunemist muul moel mõjutatud kui ainult läbi selle niitmise ja karjatamise häiringu. Niitmise ja karjatamise häiring on väga sarnane siis sellisele põlisele häiringule, millega on need miljoneid aastaid vanad niitude ökosüsteemi liigid kohanenud. Kunagi olid meie maastikes suured herbivoorid, kes hoidsid Euroopa maastikke, nagu me täna teame, selliste poolavatutena ehk siis vahelduvatena ja sellega seoses ka need liigid siis leidsid oma nišid, see oli nende looduslik selline tingimus. Täna neid herbivoore enam ei ole, et me oleme oma vikati ja rehaga ja kariloomadega võtnud selle üle selle nii-öelda ökoloogilise häiringu.
Eestis on pärandniitudena tuntud puisniidud, puiskarjamaad, erinevad aruniidud, rannaniidud, lamminiidud, soostunud niidud, loopealsed. Siin on mitu erinevat sellist alam- ja ülemjaotust nendes klassifikatsioonides, kuid laias laastus tulevad nendega ehk koos silme ette. Lisaks aga on kõik Eesti pärandniidu tüübid ka Euroopa loodusdirektiivis väärtuslike elupaikadena loetletud. Euroopa loodusdirektiivis on siis neid süstematiseeritud 12 erinevas elupaika, natuke tuleb nendest juttu ka. Pärandniidud on väga liigirikkad, nad on väga olulised elupaigad Eesti elustikule. Siin erinevaid selliseid hinnanguid erinevatest töödest, aga lihtsalt klassikaline teadmine ja infokild on meil pärit näiteks Laelatu puisniidult, mis on maailmarekordi hoidja väikeseskaalalises liigirikkuses, 25 liiki 10 × 10 sentimeetrit ruudul on sellise rusikasuurusel alal on maailmarekord, kuskil mujal ei ole nii palju taimeliike üheskoos nii väiksel pinnal kasvamas leitud ja mis tähendab ka seda, et Laelatu puisniidul kõndides saate te astuda ühe korraga peale kõige rohkematele liikidele. Aga neid elustikurühmasid, mis niidudega veel seotud on, lisaks taimeliikidele on teisi väga palju, et taimed on selline keskne, millest kaskadeeruvad nii mullaelustik kui putukaelustik, need on kõik väga rohked ja liigirikkad. Seesama Laelatu näide, see on üks tore töö, mille kaasautoriks on ka Meelis Pärtel siit Tartu Ülikoolist, kus vaadati suurimat teadaolevat liigirikkust, mida teadlased on siis või harrastajad või kes iganes on maailmas kaardistanud erinevatel skaaladel. Ja siin on alumisel teljel on siis skaala hästi väikesest, 1 × 1 sentimeetrist kuni siin 10 hektarini. Ja sellest tulenevalt, ütleme, või te näete siin skaalal 2 värvi täppe. Ühed on rohelised, teised on hallid. Ja nüüd need rohelised on kõik nii-öelda väiksematel skaaladel kuni siin 10 × 10 või ütleme 10 ruutmeetrit, võib-olla ka 100 ruutmeetrit, aga kõik hallid on siis suurematel pindaladel. Ja kõik need rohelised on parasvöötme niidukooslused, kus liigitihedus on suur just väga väikeses skaalas ja need nii-öelda isendid, need liigid, kes seal elutsevad, on sellistes pisikestes ruumiskaalades. Aga selles ülemises otsas on siis teada-tuntud kahtlusalused maailmarekordi hoidjad taimede ja üleüldse elustiku liigirikkuses, ehk troopilised vihmametsad. Ning need troopilised vihmametsad ja parasvöötme niidud, nad lihtsalt opereerivad erinevates skaalades nii-öelda, aga maailma liigirikkuse hoidjaks on nad mõlemad. Selline huvitav fakt ja tõepoolest siin 2 täpikest pärinevad sellest rekordihoidjate reas ka Eestist, Laelatu puisniidul juba 1991. aastal tuvastatud, ütleme siis tuvastatud ja kinnitatud liigirikkuse rekordid 10 × 10 ja 20 × 20 sentimeetri suuruselt ruudult. Ja mis on täna, me teame, on nendesamade niidukoosluste suure liigirikkuse üheks väga oluliseks aluseks ongi see püsiv hästi evolutsioonilist sellist kujunemislugu matkiv hooldus niitmise või karjatamise näol. Ja siin on üks väga ka klassikaline töö Zippe Aavikult Laelatu puisniidult, siin paremat kätt, kus sellesama Laelatu puisniidu liigirikkus väikeses skaalas oli kõige suurem just nendel aladel, nendes kohtades, mida tõepoolest oli püsivalt järjepidevalt iga-aastaselt niidetud ehk hooldatud.
liigirikkus hakkas langema, kui aeg-ajalt jäeti hooldamata ja hüljatud aladel, nagu me tegelikult hästi teame ja on lausa lihtne silmaga vaadata, hülgamisel, pärandniitude hülgamisel, hooldusel hakkamisel hakkab liigirikkus kiiresti langema. Siin kõigel on väga olulised sellised ajaloolised taustad, miks niidud on nii liigirikkad, seesama miljoneid aastaid tagasi pärit ajalugu, kus ja kuna need ökosüsteemid ja nende laadsed ökosüsteemid kujunesid, kuna need liigid võtsid Euroopa oma koduks ja sellised tingimused ja selliste tingimuste jaoks, nagu me täna siis oma niitmise ja karjatamisega matkime, neile sobilikuks osutusid. Et seetõttu näiteks üleüldse Euroopa ja Eesti taimede vaadata valguseelistusi, siis siin all paremal on üks joonis, mis näitab siis valguseelistust Ellenbergi nii-öelda väärtarvude järgi igale taimeliigile ja mida rohkem on, ütleme, see on niisugune sagedusjaotus, ehk kui mida suurem on see valguseelistus, seda rohkem, ütleme, suurema valguseelistusega liike on Euroopas ja Eestis palju rohkem kui neid, mis taluvad hämaraid tingimusi. Ja seetõttu on, kui me vaatame näiteks metsaalust, siis liigirikkus, taimede liigirikkus pimedas metsaaluses on väga palju väiksem kui valgusrohkel niidul, sest lihtsalt neid liike, kes seda valgusrohket niitu eelistab või kes seal kasvada üheskoos saab, neid on väga palju rohkem. Ja üheskoos tänu sellele hooldusele nad, ütleme seal, ka nende konkurentsitingimused võrdsustuvad ja ühtekokku nad niimoodi paljukesi pakivad, et siin on hästi palju teadust, millest saab rääkida mitu tundi, kui on vaja. Siin on, selle kohal on üks huvitav töö Triin Reitelult, kes vaatas siis Eesti taimede liigirikkuse kujunemist, ütleme Eesti maastike liigirikkuse kujunemist siis läbi ajaloo pärast jääaega ja siin on näha, et siin viimased aastatuhanded on need, kus siis inimene koos oma kariloomade ja eriti koos oma vikati tulekuga lõid taas tingimused siis nendele põlistele valgusnõudlikele liikidele, samuti meie maastikes koht leida. Ja ehk siis liigirikkus, valgusnõudlike taimede liigirikkus ja üleüldse taimede liigirikkus siis kasvas koos inimese mõjuga. Ja huvitaval kombel, mida meie varasemad tööd ja ka praegused tööd näitavad, on see, et maastikel on mälu ja ka täna me näeme neid ajaloolisi mustreid, meie enda ajaloolist maakasutust tänastes liigirikkustes, tänastes ökosüsteemi tunnustes ja omadustes. Siin on üks taas selline vana klassikaline töö, mis on tehtud Meelis Pärteli eestvedamisel, kus me tuvastasime, et isegi nii ammu kui 1000 aastat tagasi toimetatud hooldus, et me näeme endiselt näeme seda täna liikide mitmekesisuses niidukooslustes, ehk siis need niidud, mis olid 1000 aastat tagasi sellistes piirkondades, kus oli palju inimesi, palju sellist rehaga vehkimist, niitmist ja karjatamist, siis need niidud on tänagi veel liigirikkamad. Ja seda ajaloolise maakasutuse mõju, seda me oleme näinud paljudes töödes ja see aitab meil ka juhinduda siis nii-öelda ökosüsteemide, niiduökosüsteemide hoolduse ja taastamise valdkonnas, et see informeerib päris olulisel määral, et kus on need näiteks taastamistööd kõige tulemuslikumad, kus ja kuidas me peaksime korraldama hooldust, et saavutada siis selline parim tulemus nende liikide hoidmiseks, keda me siin
kaitseme. Niitudel ei ole mitte ainult elurikkuse väärtused, vaid nad on ka seotud oluliste looduse hüvedega või ka ökosüsteemi teenustega, kui teile see sõna rohkem meeldib, aga tegu on siis selliste elupaikadega maastikus, mis on just põllumajandus nii-öelda maastike elurikkuse säilitamise koha pealt võtmetähtsusega. Pärandniidud on need kohad, kus elavad meie tolmeldajad, väga paljud põllukahjurite looduslikud vaenlased. Me oleme tuvastanud, et mulla elurikkuse erinevad näitajad seal seentest erinevate teiste mullaorganismideni on väga suured niitudel, nad on samuti seotud taimestiku liigirikkusega, need on kõik omavahel seotud ning mulla elurikkuse liigifondi hoidmine on vaat et üks selline ala tähtsustatud või vähe teada fakt niidukoosluste kohta, et kui me tahame, et ka meie põllud oleksid mullaelustiku poolest mitmekesised, siis pärandniidud on need paigad, kus see mullaelustik on nii-öelda päris kodus, need kohad, kust nad saavad levida ja kus nad saavad pikaajaliselt püsida. Ja rääkimata siis sellest, et pärandniitude olemasolu või niidukoosluste olemasolu maastikes aitab hoida nendele samadele paljudele liikidele sidusust, võimaldada levi. Samuti on mitmed sellised tänased vajadused ja mitmekesised nii-öelda hüved kuuluvad nii süsiniku salvestamise, ladustamise, veeregulatsiooni hulka ja tegelikult, kui mõelda pärandniitudest kui ka osast nii mitmekesisest põllumajandustootmisest, siis on nii-öelda pärandniitudega maastike liigendamine, põllumajandusmaastike liigendamine üheks väga selliseks oluliseks osaks kestlikust põllumajandusest tervikuna. Nad aitavad kaasa see liigendamine nii intensiivse tootmise sellise jalajälje ja mõju vähendamisele, kui ka tegelikult pärandniitude hooldus täna on väga paljude Eesti nii-öelda kariloomade väljaspidamise üheks tugisambaks olnud. Suur osa Eesti lammastest, suur osa Eesti lihaveistest on täna pärandniitudel ja nad läbi siis ütleme selle tegevuse ju tegelikult ka mitmekesistub maaelu ja on meil üks tegevus, mis on meie toidutootmises selline lisa mitmekesistav puhver. Paar huvitavat näidet ka selle põllumajanduse mõju kohta, et tõepoolest see pärandkoosluste hooldustoetus, millest põgusalt ma teen juttu, et see on aidanud taas tuua loomi maastikesse, meil on elujõuline hooldajate kogukond, kes tegelevad pärandniitude hooldamisega, kas oma nii-öelda põhitegevusena või enamasti sellise kõrvaltegevusena, kes toodavad maheliha, kes hoiavad maastikke avatuna, aga näiteks ka 2018. aastast pärineb hea näide sellest, kuidas see suur põud toona muutis ka nii-öelda loomadele talveheina tootmise üsna keerukaks ning tol hetkel olid just luhakooslused, matsalu, luht, alampedja, need, kust saadi päris olulisel määral talvesööta, mis muidu ei ole, ta ei ole nii kõrge kvaliteediga, aga sellisel ajal, kui muidu muud saagid ikalduvad, siis need luhad olid ikkagi lopsakad ja võimaldasid sööta toota. Nii et minu teada isegi toona eksporditi Rootsi, mis kannatas veelgi rohkem. Hiljem näitan veel pisut Elisabeth Brangeli vastselt kaitstud doktoritööst mõnda pilti, kuid tema tegeles just
siis niitude kinnikasvamise, metsastamise ja taastamise mõjude uurimisega ning eriti just loopealsetel ühel sellisel ühte tüüpi ökosüsteemis, niidu ökosüsteemis Eestis, just Lääne-Eestis laialt levinud. Ja tema vaatas põhjalikumalt, et kuidas erinevad nii-öelda seisundid, loopealsete seisundid, kas ta on avatud ja hoolduses kinni kasvanud või metsastatud või metsastunud, et kuidas siis see mõjutab erinevate looduse hüvede kättesaamist ja pakkumist ning leidis, et päris väga mitmete väga oluliste looduse hüvede puhul on just avatud ökosüsteemid need, mis nii-öelda trumpavad metsastatud ja hüljatud alasid kõvasti üle, eriti just tolmeldamine, liigirikkuse hoidmine, rekreatsioonilised väärtused, aga ka näiteks looduslik kahjuritõrje. Saate tutvuda Elisabethi töödega. Mis niitudega on juhtunud? Pärandniitudega on siis selline suur pindala kaotus just maakasutusmuutuse tõttu, ehk siis täna me ju enam sellisel moel toitu ei tooda nagu mulu ja muiste, kui tõepoolest igal talupidamisel olid loomad, väljas karjatamine oli hädavajalik toidu tootmise osa ja heinategu ja talvesööda varumine. Täna on need tegevused koondunud intensiivsematele aladele ja ütleme, see intensiivne põllumajandus samasuguseid maastikke ei vaja. Ehk siis ei ole, tähendab, seni vajanud. Ehk siis suur pindala muutus on ka see, mis on mõjutanud niitude seisundit, aga ka liigirikkust. Siin on joonis Eesti kuivadest niitudest 50ndate kanti. Tänane seisund on midagi sellist ja kui vaadata erinevaid niidutüüpe, siis laias laastus pärandniidud täna on meil arvukamalt säilinud just saartel ja Lääne-Eestis, kus ka maakasutus on, ütleme, maakasutusmuutused on olnud selle võrra väiksemad, et seal ei ole olnud võimalust nii intensiivset põllumajandust edendada või nii edukalt näiteks metsa kasvatada, ja seetõttu on rohkem ka kooslusi säilinud ja need sellised roosakad alad, siin on suured luhaalad, lamminiidud, Alampedja või Emajõe lammid siin ja Kasariluht, kus siis siin all on koivaäärsed luhad, kus siis on lihtsalt ka see ajalugu selline olnud, et need on läbi erinevate keerdkäikude Eestis ikkagi paremini säilinud kui kõikjal mujal Euroopas, kus tegelikult olid ka suured lammialad ja suured jõed, aga mis väga nii-öelda aktiivselt aeti kanalitesse, aeti sirgeks. Täna nad on sageli juba ohus just seetõttu, et üleujutused lammid on need, mis puhverdavad üleujutusi. Eestis needsamad Emajõe lammid siin Soomaa on ju need, mis puhverdavad suuri üleujutusi, hoiavad nii Tartu kui Pärnu ära uppumast. Ehk siis, et meil on rõõm seda looduse hüve saada veel kasutada, kuna me ei olnud nii edukad omal ajal maastike ümberkujundamisel. Ja täna on meil loodetavasti tarkust ja sellist teadlikkust nende hüvede ja nende väärtuste säilitamiseks ka. Ja väga värskelt on valmimas Meelis Pärteli eestvedamisel niitude nii-öelda ruumilise prioritiseerimise, niitude hoolduse ruumilise prioritiseerimise analüüs,
mida ma ka põgusalt pärast tutvustan, aga selle raames pani ta kokku ka sellise niitude muutuse viimase sajandi jooksul ja leidis, et valdavalt siin on niidud siis metsastunud, muutunud metsadeks, aga päris paljud, muuhulgas näiteks ka puisniitudest, on muutunud põllumaadeks, kas siis püsirohumaad või siis põllumaad. Ja päris arvestatav osa on muutunud ka tehisaladeks, aga osa on jäänud niitudeks. Et kui siin tõesti veel sajand tagasi oli niidukooslusi kuskil miljoni jagu, siis täna on neid miljon ja peale, juures puisniidud olid väga arvukad, puisniitude kõrgajal oli neid ligi 850 000 hektarit, siis tänaseks on näiteks puisniite hoolduses ainult 1000 hektarit, mis on siiski palju rohkem kui veel 10 aastat tagasi ja puisniitude pindala selleks, et nende elustik säiliks, võiks ikkagi pisut kasvada. Aga niit tervikuna on siis jäänud kuskil siin 10% sellest, mis varasemalt. Ehk siis need 2 sellist peamist maakasutusmuutust, ühest küljest siis intensiivistumine ehk siis maa muutmine sellisest ekstensiivsest põllumajandusmaast intensiivseks põllumajandusmaaks, põlluks või siis külvatud püsirohumaaks või rohumaaks. Või siis teisest küljest nii-öelda teine äärmus on siis hülgamine ja metsastamine, kus siis hoolduse lakkamisel alad on võsastunud, seejärel metsa kasvanud või siis on neid ka aktiivselt metsastatud, nagu siin pildil. Nimelt siin 60-ndatel, 70-ndatel oli selliste väheväärtuslike alade metsastamine üsna väheväärtuslikud, siis ma nüüd tõepoolest, kes pilti ei vaata, siis nii-öelda jutumärkides oli väga levinud, sinna pumbati omajagu tööjõudu, tehti suuri pingutusi, et väga nii-öelda kehval mullal kehva põllumajandusliku nii-öelda väärtusega alad siis metsastada ja need sageli ka ebaõnnestusid, et siin on paar sellist väga sellist iseloomulikku pilti sellest töömahust ja pingutusest, et Saaremaal ja saartel anti üle rohkem kui 20 000 hektarit nii-öelda looalasid ja teisi selliseid kiduraid alasid metsastamiseks, mida siis ka püüti metsastada, et siin näiteks üleval vasakul on pilt, kuidas mees teeb auku siis paepinnasesse, et panna sinna lõhkeainet, et teha nagu veel suurem auk, täita see siis mullaga ja panna sinna kasvama mänd. Katsetati ka erinevaid puuliike, et siin on näha, et siis ja erinevaid meetodeid, küll siin ruutpesitsi ja kuidas siis seda mullapinda kasvatada ja siin on ka näha siis seda ruutpesitsi istutamist ja mis sellest siis tänaseks saanud on, et tüsedama pinnasega aladel läks mets ka kasvama sellisel moel, aga kiduramatel aladel siiski mitte. Ja need jäljed on täna, te näete neid endiselt maastikus. Ma tahaks, et me enam ei kordaks selliseid samme, et me tunneksime ära need väärtused, mis on ka avatud ökosüsteemidel, nende põllumajandusliku väärtuse, nende väärtuse sellise põllumajanduse mitmekesistajana ja väärtuse looduse hoidjana, et me ei näeks nagu sellisest puu istutamisest kui puu istutamises ainsat või kõige ägedamat lahendust nii looduse kui kliimahoiuks, sest seda see lihtsalt ei ole. Mida me peame, vastupidi, mille poole me peaksime püüdlema, on siis nii-öelda looduslike ökosüsteemide, poollooduslike
selles mõttes igatepidi iseloomulike ökosüsteemide taastamine, mitte puu istutamine nii-öelda sellise kirve meetodil. Üks asi, mis mulle nende pärandniitude puhul nagu on alati huvi pakkunud või mille jaoks nad on mille iseloomustamiseks nad on üks huvitav näide, on see, et kui meil tõepoolest oli veel sajand tagasi ja isegi 50 või 70 aastat tagasi maastikud neid niite ikkagi täis, siis tõepoolest puisniit oli väga paljudel taludel, peaaegu kõigil oli kuskil mõni metsaheinamaa, maja taga oli puisniidu laigukene, sealt tehti heina, saadi erinevat, selline multifunktsionaalne ökosüsteem, sealt saadi erinevaid saadusi, aga et me nagu justkui ei mäletagi enam, et nad üleüldse on olnud, et need niidufragmendid, mida me maastikus täna näeme, need on väikesed ja me isegi ei pruugi neid ära tunda, kui me ei tunne hästi taimi või ei oska jälgida seda taimede mitmekesisust. Et see on ikkagi väga tõsine baastaseme nihkumine, kus sellistest, ütleme, mitmekesistest talumaastikest ju vaevalt sajandiga, paari põlvkonnaga on kujunenud hoopis teistsugused maastikud, sellised näiteks, ja meile ei ole see kuidagi, me ei pane seda kuidagi tähele või me ei ole seda kuidagi imelikuks pidanud, aga kui me kas või neid võrdleme, ütleme seda sellist idealiseeritud, aga tegelikult üsna ju tõetruud pilti sellega, siis siin on ka ju näha, kuidas need maastikud on väga erineva mõjuga kogu elustikule. Üks on see, kus on mitmekesiseid võimalusi päris paljudele, väga paljudele liikidele ja siin on maastikud, kus valik neid liike, kes seda kannatavad, on ikkagi ju palju väiksem. Olgu see siis tolmeldajast taimeni või mullaelustikuni või linnuni. Meil on ka pärandniitudelt pärineb üks selline pikaajaliselt tähelepanu ja siiamaani tähelepanu saanud nähtus nii-öelda loodusteadustes, mida kutsutakse väljasuremisvõlaks, ehk siis just Eesti pärandniitude puhul näitasime me maailmas ühena esimestest, kuidas ajalooline maastiku struktuur ja ajalugu võib mõjutada täna vaadeldavat elurikkust nõndamoodi ja nõnda kaua, et tegelikult kõik tingimused liikide säilimiseks on juba muutunud, aga maastik, nii-öelda see maastikumälu veel hoiab nii-öelda liike alles, aga neid, sest et kõik lihtsalt on väga aeglane, liigid elavad väga kaua, nad on väga pikaealised ja näiteks Eesti niitude puhul tuvastasimegi, et niitude pindala 50-ndatel enne sellist suurt pindala kaotust 30-ndatest 50-ndateni kirjeldas palju paremini siis niitude tänast elurikkust kui niitude tänane pindala, mis omakorda tähendab seda, et kui ükskord on jälle see ökoloogiline tasakaal saavutatud, et pindala, mida suurem on pindala, seda rohkem on liike, siis väiksemate, siis ütleme selle ökoloogilise tasakaalu saavutamiseks lihtsalt osa liike sureb välja ja seetõttu seda nimetataksegi väljasuremisvõlaks, ehk siis need on nagu sellised walking dead või kõndivad zombid, need liigid, keda me täna maastikes näeme ja kellel pole tegelikult piisavalt pindala, aga kes lihtsalt ei ole veel jõudnud välja surra. Ja ainus, mis seda väljasuremisvõla maksmist aitab tegelikult vältida, ongi siis taastamine, elupaikade taasloomine, selle pindala taaskujundamine selliseks, mis võimaldaks liikidel pikaajaliselt püsida. Samuti meil on jälgimisel ju Eesti põllulindude seisund ja põllulindude seisund tõepoolest ka peegeldab päris hästi niitude
nii-öelda olemasolu, et niidud on põllulindude avamaastike linnustiku üks selliseid tugialasid. Saksamaal on üks huvitav töö tehtud niitude vaatest, mis vaatas viimase 10 aasta, no nüüd küll juba viimase 20 aasta, ma vaatan, et see tõesti, kui ta 2019 tehti, et siis alates 2008. kuni 2017. aastani jälgisid nad putukate arvukust ja liigirikkust ning leidsid tõepoolest väga suuri langusi putukate arvukuses selle seiratud 10 aasta jooksul ning nad leidsid, et mida see langus, siin on siis näiteks putukate liigirikkuse muutus, see langus oli oli seda suurem, mida vähem oli ümbruskonnas niite ja mida rohkem oli küntud põlde. Ja langus oli väiksem, kui maastikes oli niidukooslusi rohkem. Ehk siis seesama maastikuline struktuur ja elupaikade olemasolu läbi mitmete troofiliste tasemete peegeldab ja ütleme, aitab hoida siis erinevate liigirühmade elurikkust. Kuigi tegu ei ole nagu ühe ega ainsa teguriga, siin on selgelt näha, et kõik ikkagi langeb ka siis, kui niite on, kas neid on liiga vähe, aga võib-olla ka, et mitte võib-olla, vaid osaliselt on teguriteks ka väga palju teisi näitajaid, olgu siin valgussaastest, pestitsiidide kuni uute erinevate aineteni maastikes. Putukate kohta öeldakse, et death through thousand cuts, et surm läbi 1000 lõike, Ja nüüd üsna värskelt, kui nüüd rääkida jälle niitude seisundist täpsemalt, et siis üsna värske tööna on valminud või üsna värskelt on valminud Eestil nii-öelda Euroopa loodusdirektiivi hinnang Eesti Euroopa tasandil kaitstavatele elupaikadele. Neid on kokku Eestis 60 sellised elupaigad, mille soodsa seisundi poole me püüdleme, mida me tahame kaitsta, mis nagu väljendavad ja hoiavad kogu seda Eesti elustiku, Eesti elurikkuse mitmekesisust. Ja siin on nendest selle värske hinnangu järgi pooled nendest elupaikadest, mida me kaitseme, on soodsas seisundis ja 5 on halvas seisundis. Nendest 5-st 4 on tegelikult niiduökosüsteemid ja pärandniidud. Liigirikkad madalsood on soostunud niidud, jagavad seal sellist üleminekut soostunud niidud ja sood. Aga puisniidud, lubjavaesed ja lubjarikkad aruniidud on need, millele tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata. Lamminiidud, lood, nõmmed, puiskarjamaad, nende seisund on nii-öelda ebapiisav või puudulik või kehv ja on osad ökosüsteemid, mille seisundiga me vähemalt nende näitajate järgi saame olla rahul. Täpsemalt vaadatakse ka, et millised on need tegurid, mis siis seda seisundit kas soodsaks või ebasoodsaks või puudulikuks teevad. Näiteks siin paistabki silma just puisniitude puhul, et miks on nende seisund halb, on see, et kuigi veel säilinud laike on, levila on hea, siis nende säilinud alade seisund, struktuur ja funktsioonide säilimine on kehv ja tuleviku väljavaated on seetõttu kehvad. Küll aga üldine trend selles osas, mida me täna teeme, võib pidada pigem positiivseks kui et negatiivseks, sest et päris palju pingutust on tehtud ka puisniitude hooldamiseks ja loodetavasti need pingutused jätkuvad. Nüüd paari sõnaga
sellest, et kuidas niite hooldatakse ja mille põhjal ning kuidas see hooldus siis täna nii-öelda mõjub. Ja täna toimetatakse pärandniitude tegevuskava alusel, mida leiab Keskkonnaameti lehelt. Keskkonnaameti lehel on ka iga niidutüübi kohta, sellised laia niidutüübi kohta elupaigapõhised hoolduskavad, kust saab täpsemalt lugeda iga niidu armastaja või selle niitudega tutvuda tahtja siis täpsemalt niitude kohta. On olemas nii puisniitude, puiskari omade hoolduskava, loopealsete hoolduskava, rannaniitude hoolduskava, aruniitude, soostunud niitude hoolduskava, kus mitte ainult ei ole siis juttu sellest, kuidas hooldada, aga ka nendest ökoloogilistest väärtustest ja üleüldse. Täna tegutsemegi pärandniitude tegevuskava järgi aastani 2027, mis siis näeb ette siin järgnevaid tegevusi ja üldiselt on seadnud eesmärgiks hooldada aastaks 2027 umbes 50 000 hektarit pärandniite. Täna on hoolduses hinnanguliselt seal üle 40 000, aga tegelikult kui vaadata nüüd seda väga värskelt valminud Meelis Pärteli koostatud hinnangut, siis see number on isegi tõesti 50 000 lähenev. Nii et me võime olla isegi täitsa rahul sellega, et on saavutatud need eesmärgid. Pärandniitudele on kõvasti kaasa aidanud see, et Eestis on Keskkonnaametis tegutsev maahoolduse büroo, kus on nii-öelda kohapealsete üle Eesti laiali olevate maahoolduspetsialistide võrgustik, kes siis toetavad neid inimesi, kes pärandniite hooldavad ja hooldustoetusi võtavad. Ja see on moodustanud, läbi selle on kujunenud selline väga tugev kogukond, väga tugev võrgustik ja on saadud nagu üle sellisest või ütleme, see pärandniitude nõustamissüsteem, hooldusspetsialistide võrgustik ja hooldustoetused on moodustanud täiesti sellise elujõulise struktuuri, mida tullaksegi juba õppima ka mujalt. Ja meie taastamiskogemused on arvukad nüüdseks juba, et näiteks siin juba päris ajalooline projekt Elu Alvaritele, Life to Alvars, taastas 2500 hektarit erinevaid lookooslusi Lääne-Eestis, loopealseid, siin on üks hooldaja ja siin on David Attenborough, kes parasjagu just räägibki sellel kaadril sellest, kuidas Eestis niite taastatakse ja milline on selle mõju. Seesama loopealsete projekt sai siis ka auhinna kui Euroopa parim läbi 30 aasta ellu viidud Natura aladel läbi viidud taastamisprojekt. Aga ka puisniitude taastamine on toimetamisel siin ja erinevaid algatusi on nii luhtadele, rannaniitudele, puisniitudele kui ka loodudele. Et võib-olla praegu on kõige suuremas suunaalusse ongi jäänud just soostunud niidud, soostunud alad, sellised märjad ökosüsteemid. Keskkonnaagentuur on teinud ka hinnanguid, kuidas need tänane hooldustoetus ja hooldamine mõjutab siis niitude neid eesmärke, mida soovitakse saavutada, liikide arv, lindude ja liblikate osas näiteks. Siin paremal on poolloodusliku koosluse pindala, mida on hooldatava ala pindala ning siin on kaitsealuste linnuliikide hulk, need on positiivselt seotud või siis siin on, kuidas hooldatud aladel, mis on pidevjoonega, on liblikate liigirikkus pindalaga koos tõusev, samas kui hooldamata aladel on päevaliblikate elurikkus madalam. Me ise oleme vaadanud
puisniitude ja väga põhjalikult nii puisniitude kui loopealsete taastamise mõju elurikkusele. Siin on siis või meie seiretulemused puisniitude taastamisest. Me alles neid seiretulemusi siin paneme kokku ja need, mis on siin hallid, neid ei ole veel jõutud analüüsida, aga võib öelda seda, et sarnaselt tegelikult loopealsetele, millest ma ka kiiresti korraks räägin, küll aeg muudkui lendab, aga ehk siis mida me täna teame, on see, et pikaajaline hooldus, see sinine või siis ka hiljuti taastatud ala oluliselt erinevad oma liigirikkuse poolest väga mitmes elustikurühmas võsastunud, metsastunud puisniidust või ka sellisest metsast, tavalisest metsast. Ja näiteks lindude liigirikkus on taastatud ja hooldatavatel aladel kõrgem. Soontaimede liigirikkus oli ju tegelikult teada. Kui vaadata mesiljasi ja liblikaid, päevaliblikaid, siis samamoodi nii-öelda taastamine huvitaval kombel väga kiiresti toob tagasi ka tolmeldajad, aga just see pikaajaline hooldus mitmel juhul on näha, et on liigirühmadele just nii-öelda pikaajalise positiivse mõjuga. Vaid epifüütsed samblad ehk siis puudel kasvavad samblad olid need, mida hooldatavatel taastatud puisniitudel on vähem kui metsades. See on ka oodatav, sest et metsades on just nende varjukamate tingimuste tõttu, mida samblad vajavad, kuid näiteks samblike puhul samasugust mustrit ei näe, vastupidi, just need pikaajaliselt hooldatud alad on need, mis on ka epifüütsete puudel kasvavate samblike poolest kõige mitmekesisemad. Mida me soovime veel täpsemalt nüüd uurida ja seda teha ka just tippkeskuse raames. Siin on üks meie, nagu Katariina ütles, üks meie vaatlusala niidul, et me soovime tegelikult tippkeskuse raames tuvastada Eesti looduse elurikkuse ja süsiniku dünaamika või kasvuhoonegaaside dünaamika vahelisi seoseid ja niidukooslused on üheks uurimisalaks, kus me seda pilti, mille abil me seda pilti kokku paneme. Me teame, et niidukooslustel on väga palju süsinikku seotud just mulda, juurtesse ja maa-alusestesse süsteemidesse, ehk siis kuidas on seotud, ütleme, see niitude taimestiku koosseis, liigirikkus ja kasvuhoonegaaside dünaamika, seda tahaks väga teada, et see on üks selline kuum uurimisteema ka maailmas. Siin on mõned vihjed, mida me tahaksime testida, kas ja mil moel näiteks liigirikkus ja süsinikuvaru on seotud omavahel niitudel või üleüldse erinevates ökosüsteemides. Siin on uurimus, mis näitas, et kõrgemate liigirikkuste juures, taimede liigirikkuste juures on ka mullasüsinik kõrgem, aga me tegelikult tahaksime, need on eksperimendid, tahaksime neid testida ka looduses. Et siin me seda parasjagu just teemegi, et nii-öelda stay tuned on see sõna. Nüüd põrkan korraks ka selle loopealsete seire juurde ja siin on nüüd nõnda, et ma kasutan slaide Elisabeth Brangeli vastkaitstud doktoritööst, mis vaataski niidukoosluste taastamise mõju erinevatele elustikurühmadele ja ma soovitan, võib-olla Katariina saab jagada tegelikult Elisabethi doktoritööd, kus on siis kõik täpsemalt kirjas ka juba osalejatega siin, aga ma väga põgusalt käin üle, et mida me leidsime, et nimelt tõesti leidsime, et niitude taastamine, loopealsete taastamine taastab väga kiiresti, võimaldab väga kiiresti hakata taastuma ka liigirikkuse. Siin on erinevad liigirühmad kõik kokku pandud sellisesse indeksisse nagu
multiindeksisse või erinevate liigirühmade koondindeksisse. Ja siin on avatud alad, endiselt kinni kasvanud alad, kunagised metsastatud alad ja kontrollalad, mis siis on enne ja pärast taastamist ja mida peab nägema või ütleme, mis see peamine tulemus on see, et kuidas taastamine tõstab siis nendel taastatud aladel liigirikkust läbi kõikide vaadeldud liigirühmade. Ja kui me vaatame mittetaastatud alasid, siis samasugust dünaamikat ei näe, ehk siis see efekt on puhtalt selle tõttu, et alasid taastati. Aga mis oli huvitav, mida leidsime või mida Elisabeth oma töös leidis, et osad liigirühmad vastavad väga kiiresti või muutuvad väga kiiresti ja teised väga aeglaselt või suhteliselt aeglaselt. Ja kiiresti näiteks toimetasid soontaimed, taimed, need nagu justkui ootasid seda võimalust taas ja tõenäoliselt ootasidki mullas aastakümneid, et saaks need valgustingimused taas selliseks, et nad saaksid kasvada. Taimede liigirikkused kasvasid pärast taastamist ootamatult kiiresti ja olid väga-väga tulemuslikult aga näiteks sammaltaimed, nendel võtab tõenäoliselt aega, et saavutada see nii-öelda taastamata või avatud aladele iseloomulik sammaltaimede koosseis ja liigirikkus. Just. Ja ma olen liiga jutukas olnud, et ma tahtsin väga kiiresti ja nüüd hakkan lõpetama ka, et väga kiiresti rääkida värskelt valminud siis Meelis Pärteli ja tema ja teiste poolt valminud analüüsist, mille eesmärgiks oli kaardistada, kus nüüd oleks kõige otstarbekam jätkata ja kus veel juurde hooldada, niita nii, et see saadud tulemus on ökoloogiliselt kõige tulemuslikum, ehk siis kuidas ruumiliselt peaks täna otsustama niitude hooldust ja edasist taastamist, et saavutada maksimum selleks, et need liigid ja elustik, mis nendega seotud on, oleks hoitud. Selleks on ta kokku pannud sellise ruumilise prioritiseerimise jada, kus on arvesse võetud erinevaid omadusi, näiteks siin on Matsalu kant, milline on niitude seisund, kui palju seal on kaitstavaid liike, milline on niitude sidusus ehk võimalus liikidel seal liikuda, hooldusvõimalused, indikaatorliikidele sobivus ja selle tulemusena nii-öelda on sündinud selline fookusjärjestus, ehk siis millised alad on need, kus tõepoolest esmajärjekorras peaks nagu fokusseerima hoolduse ja taastamise, et saavutada parim tulemus. Ja selle põhjal valmis ka väike niidumeeter, mis on peatselt liikumas internetti kõigile vaatamiseks ka. Aga mis veel siis tuvastati, on see, et kuna neid niidufragmente on maastikus niivõrra väheseks jäänud, siis niitude elulikkuse hoidmisel peab arvestama ka sellega, et meil on vajadus tugialade järgi üle kogu maastiku, ehk siis niidu ökosüsteemid, need liigid ju saavad, vähemalt osa nendest, nad saavad liikuda ja kasutada levimiseks, olgu need siis tolmeldajad, liblikad, ka maastikus olevaid struktuure, mida nad muidu ju näiteks suurt põllumaad ületada ei saa, paksu metsa ületada ei saa, aga vajavad piisavalt sobivaid fragmente, et nad liikuda saaksid. Ehk siis niitude elurikkuse hoidmisel on olulised ka tugialad ja selles töös nüüd kaardistatigi just need kohad, kus see tugialade vajadus on tõepoolest kõige suurem, kus muidu sellest maastiku struktuurist ei piisa selleks, et niitude elurikkus säiliks. Ehk siis need on need piirkonnad. Nendest tugialadest tõepoolest need võivad olla põlluservad, ribad, transporditaristu, miks mitte teeservad ei või olla pärandniitude elustikku toetavaid. Aga miks mitte ka linnaruum erinevad, et siin on näiteks näide Tartust, lambad linnas. Või siis ka kõik muud sellised
nii-öelda avatud liigirikkust toetavad süsteemid, mida ta saaks hooldada nõnda, et nad hoiavad ka pärandniitude elurikkust. Ja kokkuvõttes hästi põgusalt, et niisugune pikk jutt, et tahtsingi ainult jõuda kohale või rõhutada 3 asja. Niidud on meie Eesti väärtuslikud ökosüsteemid. Meil on väga palju teadmisi niitude ökoloogiast ja sellest, kuidas on nende elurikkus kujunenud, mis seda säilitab, mis seda hoiab. Me teame, et täna on niite hoolduses pisut vähem, kui neid võiks olla. See vajadus on pisut suurem, aga me teame ka seda, et hooldus- ja taastamistööd, need toimivad, need on tulemuslikud, liigid, keda me ootame ja vajame, tulevad tagasi ja säilivad tänu nendele tehtud pingutustele. Ja siia lõppu üks väike video teile niitude putuka rikkusest. Aitäh! Aitäh, Aveliina! Ma rääkisin täis aja, vabandust. Ei ole hullu üldse. Huvitav teema, aga ongi siis aeg tegelikult küsimusteks. Aga enne kui me küsimuste juurde asume, siis ma veel korraks teeksin reklaami meie järgmisele kohvihommikule. Kohe korraks jagan ekraani. Nii, ehk siis järgmine kohvihommik on siis juba uuel aastal 13. jaanuaril ja seekord siis räägib meile meie Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia nooremteadur Ilona Tamm ning teeb siis meile ülevaate tippkeskuse välitööde esimestest tulemustest ning kasvuhoonegaaside mõõtmistest. Nii et selle võite siis endale juba kalendrisse kirja panna.